Jah, tõepoolest ja me räägime kõigest sellest pH tasemete jutust, mida kindlasti inimesed on kuulnud, aga võib-olla ka kõikide nüanssidega väga hästi kursis ei ole. Doktor Riina Raudsik, Jüri Tervisekeskuse arst on meil täna hommikul Terevisioonis külas. Tere hommikust! No vaatasin, jälgisin siin teid niimoodi silmanurgast ja noor rahastus oli ikkagi silmis, kui kuulsin või nägin teid kuulamas siin jänesest ja küpsetatud ja rasvasest küpsetatud asjadest ja siis see verikäkk ja sepik ja kõik see, et need on teie menüüs täiesti väljas kui pH-vaenulikud toidud. Oi ei, rohkem on ikka tähelepanu tuleks sellele pöörata, et me kulutaksime seda energiat ära, see tähendab, me liiguksime rohkem ja loomulikult suurendaksime ka nende toitude osa, millele ka tänapäeval toidupüramiid on sihitud, et värvilisi toite, mitmekesisus on see sõna, mis tänapäeval dieetidest ei räägita enam ammu, et me vajame kõik oma organismi. No tehke mulle kui mudilased, võtke täiesti selline tase, mudilase tase, kuidas te seletate ära, mille jaoks see pH määramine ühe toiduaine juures oluline on? pH määramine ei olegi oluline. Oluline on organismis see, et me toodame kogu aeg energiat. Sellest, mida me sööme, teeme me toitained, süsivesikud, rasvad ja valgud ja energiat toodame me siis süsivesikutest ja rasvadest ehk selle tõttu, et nende molekulides on vesinik. Vesiniku elektronidelt saabki inimene energia. Mudil on enam ei saanud sõna elektronist, juba jooksis juurde kokku. Vesinikult saab inimene energia. Nii. Ja vesiniku elektronid, vesinik tähendab, on olemas süsivesikutes ja põhiliselt rasvades, rasvamolekulis. See tähendab, et süsivesikute lõpp-produktid organismis, kui me saame vähe energiat, on happelised, püroviinamari happe ja piimhappe. Piimhappet teeb igaüks. Kui me teeme kõva treeningu, siis meil lihased valutavad. Miks kõik ütlevad, mul on piimhappe lihastes. Kuidas sellest lahti saada? Kerge treeninguga, et me uuesti kasutaks selle energiarikka aine ära ja sünteesiks ta siis või ühesõnaga saaks temast vee, süsihappegaasi ja energia. See on normaalse energia lõpp-produktid. Vesi, selle eristame organismist, süsihappegaasapeline, selle hingame välja ja energia. Ja põhiline osa nüüd, mida me saame rasvades, seetõttu me ei saa ju öelda, et me peaksime rasvavabasid toite sööma või et me ei sööks süsivesikuid, aga loodus on nii teinud, et kõik toidud, mida me sööme, sisaldavad magusat. Aga mis on halb, on see, et me oleme leiutanud suhkru ja vanajumal on selle magusaga siia keele otsa retseptorid sättinud. Ja mis see tähendab? Me liialdame sellega. Aga süsivesikute lõpp-produktid, nagu ma ütlesin, piimhappe ja püroviinamari happe on ju happed ja neil ei ole ladu. Ja nendest peale selle, et ta püüab nendest ka naha kaudu vabaneda ja teeb uuesti suhkruid, nad muutuvad rasvaks ja rasvkude ladestub sidekoerakkudesse ja see tähendabki, mida rohkem me rasvasemad oleme seal, seda rohkem on seal meil orgaanilisi, happelisi aineid, mis hakkavad meie keha kahjustama, sest nad on veel energiarikkad, nad kahjustavad neid kudesid nii, et nagu ma olen rääkinud, lihaskoes muutub lihas lühikeseks, võtab närvi enda sisse. Limaskestas kuivatab ta limaskesti, kuiva silmasündroom, suukuivust, kuivköha. Seedetraktis tekitab ta ülehappesust, kõrvetisi. Ja tegelikult käibki võitlus nii looduses kui inimeses kõrge happesusega, mida me oma elustiili, eluviisi ja ütleme ka emotsionaalsete pingete ja kindlusetuse tunde tõttu organismis pidevalt toodame ja kahjustame oma organismi. Ja selles mõttes ongi, pH on lihtsalt vesinikioonide kontsentratsiooni näitaja ja seda määratakse siis skaalal 1-14 ja 7 on siis neutraalne. Aga organismi veri, mis seob meid kõikide kudedega iga minuti tagant teeb tiiru organismis, kogu aeg mängib, et hoida ennast aluseline, et hoida meid tervena ja nii kui ta muutub veidigi, 100 osa, 7,36 seal 7,35 on juba organismis katastroof. Selles mõttes, et ta peab kohe andma happelised ained kudedele ära ja mida rohkem ta peab andma, mida happelisemad me oleme oma vale elustiiliga, seda halvemini me ennast tunneme ja kõik haigused hakkavadki sellest.
Doktor Riina Raudsik, miks me siis ei tee midagi, kui me tunnemegi igapäevaselt ennast halvasti, meil on krooniliste diagnoosidega inimesi väga palju, kui me teame seda, et kõike seda põhjustab see happeline keskkond, miks me siis ei katsu seda tasakaalu endas kätte saada, et mille taga see seisab? Ma arvan, et väga-väga paljud inimesed on juba teadvustanud seda, sest toitumisega tegelevad väga paljud inimesed. Me teeme, ma kuulasin eile ka ühte vana Oprahi saadet, kus kõike seda ju räägitakse juba 10 aastat tagasi. Kas on meil laiskus või kõige rohkem vast laiskus. Me pigem jooksime mõnda aluselist vett, et natukene aidata organismi, kui liigutaksime ennast. Me liigume kiiremini kui kunagi varem, aga meil ei ole aega ise liikuda enam, ise oma kondimootoriga. Ja loomulikult, kui me oleme juba teadvustanud söögiosa ja vee tarbimise osa, meil on vett vaja juua, mitte mahlasid ja tavalist kas kraanivett ja kui meil on probleemid ja alustame elustiili muutusega, siis tõesti antud juhul ma kommenteerin hea meelega uut vett, mis on Bulgaariast pärit looduslik vesi, elav vesi, mida ei ole töödeldud, millesse ei ole midagi lisatud, mis 5-6 päevaga lahtiselt seistes läheb tõesti halvaks, nagu peab. Ja temas on kõrge bikarbonaatiooni sisaldus, mis tähendab siis nagu ühe puhveraine, mis meil organismis ka on. Bikarbonaat, see on HCO3 anion, ehk siis nagu meil soodagi on naatrium, vesinikkarbonaat, organismis on kaltsium, magneesium, kaalium, vesinikkarbonaatid ja enne kui te katkestate, ütlen ma veel, kõige aluselisemad koed organismis on luud. Ja organism toodabki energiat selleks, et kogu aeg ennast uuesti toota. Juuksed kasvavad, küüned kasvavad, vahetuvad limaskesterakud, lihasraekud, südamerakud, ka luu vahetub. Mis te arvate, kui pika ajaga luu moodustab uue luu? No öelge. 7 aastaga. Aga ikkagi põhimõtteliselt ütlete, et kõik vesi ei ole siis kasulik nüüd praegu. Ma ei saa seda öelda, et kõik vesi ei ole kasulik. Iga vesi on kasulik, aga kuna tendents praeguse elustiili juures on meil hapestumine, me ju teame seda, see on ju teaduslikult ammu selgeks tehtud, siis võib toetada meid nende puhversüsteemidega, mida ka ise organism toodab, kui on aluselisem vesi olemas. Ja need veed, mis sisaldavad CO2, kahjuks on happelised kõik, sest CO2 ehk süsihappegaas on organismi normaalse energiatootmisprotsessi lõpp-produkt. No seda süsihappelist ei tule kraanist, sealt tuleb ikkagi aga selleks, et kraanivett muuta organismile aluselisemaks, tuleks sinna panna selliseid lisandeid, mis on hapud, sest happelisus ja hapusus on 2 eri asja, palun, et te teaksite. Ehk sidrunit näiteks. Just, sest suhkur annab happelise keskkonna, kõik, mis on vähem suhkur, hapu ja annab parem. Meil nägi toimetaja Metsikut vaeva eile ja joonistas neid värvilisi kastikesi ja asju, et selgitada kuidagi ära siis seda, mismoodi, millised ained kuhu gruppidesse kuuluvad. Mis grupid on nüüd need, mis on kasulikud inimesele sealt, mis aitavad tema, sealt ekraanilt näete, mis aitavad tema keha tasakaalu õiged hoida? Ma ei näe nii kaugel. No kui me alustame, näiteks võtame selle number 10, jah? Siin on nüüd toores brokkoli ja spinat ja rooskapsas ja spargel. Need on kõik väga kasulikud. Väga kasulikud. Kas kõik köögiviljad ja kõik köögiviljad tähendab, kui me võtame kõik köögiviljad sisaldavad vähem suhkrut, sest me tarbime teda liialt peale seda, kui me avastasime suhkru. Nii, kõik magusad puuviljad on magusamad, mis tõttu ka nendega ei tohiks liialdada, eriti kes juba on teise tüüpi diabeedi haiged, sest ka väga magusad puuviljad annavad ju palju suhkrut, näiteks ploomid ja väga magusad õunad. Tähendab, kõik, mis on roheline, kõik, mis on vähe magus, näiteks ka peeteporgand on suhteliselt magus, aga keegi ei keela ju neid süüa, eks ole. Aga toitumisharjumustest meil puuduvadki need, et me peame osasid asju ka siis kergelt kuumutades või toorelt sööma, sest ega ainevahetus ei saa normaalselt käia, kui me ei saa ensüüme ja vitamiine, aga need termilisel töötlemisel kõik kaovad. Ja kui me neid ei saa, siis ei saa ainevahetus normaalselt ja me kulgeda ja me lihtsalt muutume, kõik meie keha muutub happeliseks ja iga haiguse algus on see, kui energiat enam ei ole. Ja siin nende kastide juures praegu kõige suuremad numbrid, need on siis kasulikumad. pH 10, oleme jõudnud praegu ringiga pH 8 juurde. Ehk siin läheb kogu aeg see kasulikkuse määr nagu väiksemaks, eks ju? Just, et näiteks kui Coca-Cola kuskil on seal pH 2, ühesõnaga keskneutraalne on keskel 7 ja meie veri peab olema aluseline. Tähendab, kui ta ei ole aluseline, siis hakkavad meil kohe südamerütmi häired,
et kõik haigused, mida te üldse teate, kõik hakkavad nende kõigepealt, nagu ma oma viimases raamatuski kirjutan, hakkab eelmäng haigustele. Eelmäng, mille me peaks ära tundma, et nüüd muuta toitumist, liikumist, joomist. Riina Raudsik, suur aitäh täna hommikul tulemast. Me ei jõudnud kaugelt kõigest sellest rääkida, aga luban, et me paneme need slaidid vähemalt meie Facebooki kodulehekülje peale üles ja siis saate neid gruppide kaupa neid PH numbreid selle juures üles otsida.